Tammsaar. Tere, ma olen Mikkel Parman ja täna mina ja Kris õpetame sulle, kuidas teha 3-6 vippi. Cut. 3-6 vipp on minu üks lemmikuid trikke, sest seda saab käppides teha üle funboxi. See näeb haigelt stiilne välja ja proovin ühe flatis teha. Enne kui sa 3-6 vippi õpid, tee endal selliseks 3-6 vipp. Bängel. Enne kui sa 3-6 vippi proovima hakkad, siis tee enda selgeks vipp, catch ja siis proovi näiteks 1-8 ja vipp ja proovi see nagu kinni püüda ilusti. First try Fridays. Sipi jaoks peab 1-8 vipp täiesti pealt tulema, sa pead tundma, et sul on aega tegema seda mõnuga. Sa pead catchima. Üks 8 vipp catchiga on selge, siis tõmba veel 1-8 otsa ja ongi korras. Hea on õppida 3-6 vippi kuskilt ditchist või hüpekast, kus sa saad mõnusa hüppe ja siis põhimõtteliselt keerad ette, teed 1-8 hüppe ära ja kui sul on catchitud, kui sul mõlemad jalad peal, siis tõmbad kraadid juurde. Mõni teeb niimoodi, et ta ei catchi ära seda ja teeb mingi vale. Kõige tähtsam on catch. 1-8 vipp, catch ja 1-8. Pane. Peale viga, mis tehakse, ongi, et lükkad tõuksi liiga ette endal. Pead hoidma tõuksist kinni korralikult ja perutama vippi enda all, mitte kuskilt taevasse. Jah, täpselt. Mulle isiklikult meeldib, kui tehakse 3-6 vippi panni hopist, ehk siis sa tõstad algul esiratt üles ja siis alles teed. See annab kõrgust juurde ja minu arust nii näeb stiilsem välja ja ma proovin teha kohe. Ära, seda saab teha igal pool. Mulle näiteks väga meeldib teha Opo Fiibelist välja, kui